Tere! Sügisene suveilm on märkamatult muutunud sügiseseks sügisilmaks ja aeg on alustada arhitektuurisaate Majad ajas 3. hooajaga. Räägime ka sellel hooajal arhitektidest, arhitektuurist ja alustame Salto arhitektidega. Millal Salto arhitektid alustasid? Jaa, just eile või üleeile oli selline situatsioon, kus meid tutvustati kui noort arhitektuuribürood. Ma mõtlesin, et kaua see nagu kesta võib, et me oleme nagu noored. Et me tegelikult alustasime bürood ametlikult 2004, ütleme selline päris nagu oma ruumis nagu päris büroona, ma arvan kuskil 2005. Et selles mõttes ma tegutsenud juba praeguseks nagu 12 aastat. Ma mäletan seda, et mina isegi ei olnud kooli veel lõpetanud, kui büroo alustasime ja teie vahetult Karliga lõpetasite kooli. Ma mäletan, teie vist olite lõpetanud, aga minul oli kool ka veel lõpetanud. Et see oli see hetk, nagu, kui sai sellist bürood alustada nagu nii vara, et enam ma ei kujuta päris hästi ette. Millest see kõik tekkis, oligi see vist, et me hakkasime koos konkurssi tegema, arhitektuurikonkursse ja me vist võitsime paar konkurssi ära ja siis see oli nagu loomulik nagu jätk või mitte loomulik, isegi vajalik, et me teeme koos büroo. Et enne oli jah, nagu büroo nagu see need konkursi võidud ja siis tekkis alles büroo. Ja siis see oli võimalik, et praegu on nii karmiks läinud kriteeriumid, kes võivad konkursis osaleda, et võib olema väga palju mingeid erinevaid näitajaid selleks, et siis oli see hästi liberaalne ja lihtne, mõnes mõttes hästi mõnus aeg nagu alustamiseks, et mõneti on kahju, et see enam nii ei ole, teistpidi sellise, küll jätkuvalt noore büroona, aga ütleme sellise nagu sissetöötud büroona, muidugi see on nagu mugav, selle võrra on konkurents alati vähem, aga tegelikult see ei ole ju eesmärk. Alguses me ju ainult konkursi preemiatest nagu elasimegi, et see oli täiesti normaalne, me suutsime nagu ühe ööpäeva jooksul 2 konkurssi välja saata, et see büroo nagu koosnes ka ainult sellest. Aga jah, niipea kui tekivad sellised pikemad ja stabiilsemad tööd, et siis see tõesti enam nagu päris nii nagu valimatu ei ole, et iga aastaga me ilmselt teeme neid konkursse vähem ja valime rohkem, mida me teeme. Kuigi jah, tõsi on, et eelmine aasta ma just vaatasin tabelist järele, et meie vist oli teiseks hea konkursi preemiate aasta meil. Ainult 2005 oli parem numbrite järgi. Aga siiski, selles mõttes on see algne süsteem ka hetkel selline, et me enamus töid tuleb ikkagi läbi konkursite, anonüümsed arhitektuuri konkursite. Ja selles mõttes, miks me seda nagu teeme, ongi, et kõik olulised avaliku funktsiooniga ja tähtsates asukohtades hooned, et linn, mis on ka õige, nõuab arhitektuuri konkurssi ja see on nagu parim viis teha huvitavaid asju ja saada huvitavaid töid. Aga jätkuvalt on see, et selles mõttes on see keeruline eriala, et kui sa isegi võidad ühe arhitektuurikonkursi, see ju ja keeruline formaat, et kui sa võidad arhitektuurikonkursi, see ei lähe sul kohe töösse, et näiteks Sõmeruki keskushoone, ma arvan, et kokku see nagu konkursi võitmisest kuni valmis majani, ma arvan, see oli 8 aastat või. Maanteemuuseum pole siiani valmis, et just viimast osa hetkel hakatakse ehitama, et see on hästi pikk protsess ja väga paljud tööd ka üldse võidud ka üldse ei lähe töösse selles mõttes, et et see on ühtepidi hästi nagu kuidagi kohustav, et just nagu enda suhtes, et kui teada ette, et see protsess võib kesta kuni 10 aastat või Maanteemuuseumi näitel veel rohkem, et siis et see mõte lõpuks, millega nagu konkursile minna,
peaks ideaalis olema selline, mis siin veel võiks nagu 10 aastat huvitada, aga mis on piisavalt edasi arendatav. Et kõige ohtlikumad on need konkursid, mida minu arust siin aastatel 2013, 2014 oli päris palju, kus nagu kohati tundus, et määravaks sai see, kes on nagu paremini WC-bloki ära paigutanud majja, mis tegelikult ei oma suures plaanis mingit tähtsust, et iga professionaalne arhitekt on võimeline selle nagu ühel teisel paigutama majja ära, et see ei ole tegelikult see, mida konkurss peaks nagu otsima. Et mitte nagu lünkade täitmist, aga või Exceli üks-ühele nagu vormistamist, aga lihtsalt just seda ideed, mis oleks nagu paindlik ja mis saaks nagu isegi nagu valmis ehitatuna tegelikult mõnes mõttes nagu ajaga kaasas käia ja muutuda vastavalt sellele, kuidas muutub kasutaja. Aga selles osas peaks küll ütlema, et mis on nagu muutunud selle ajaga, et kui me 2004 tegime konkursse, siis konkursi tingimused olid sellised, et otsiti julgeid, häid lahendusi. Ja nüüd, kui vaadata konkursi tingimused, siis need on täitsa teistsugused, et otsitakse. Kas paremad, halvemad? Mis mõttes? No viisakalt võiks öelda, et need on täiskasvanulikumad, aga tegelikkus on see, et need kohati otsitakse sellist nagu, see standardlause on see, et me tahame midagi nagu enneolematut, aga kõige tavalisemalt materjalidest, et see peab olema nagu täiesti nagu uudne süsteem, aga et maksta ei tohi nagu rohkem kui iga tavaline asi. Me oleme nüüd rääkinud üldist juttu, aga kui konkreetselt minna juba teie tööde peale, et siis millised on need, millega olete rahul? Ja kahtlemata Veneetsia biennaalil aastal 2008 tehtud töö gaasitoru, mis siis oli üks-ühele reaalne gaasitoru, mis ühendas 2 paviljoni, mis olid siis Venemaa ja Saksamaa, läbi sellise põhijalutustänava. Jardini pargis on meie üks kõige skandaalsemaid töid. Jah, see taust oli, ma ei tea, kas inimesed enam mäletavad, aga et oli see, kui ühisfirma Nord Stream asus paigaldama siis Balti merre gaasitoru ja me teame, et see on nagu hästi ökoloogiliselt tundlik ala ja see on ka, ütleme, poliitiliselt ja geopoliitiliselt väga tundlik situatsioon, et seda võib tekkida alati vajadus seda toru valvata ja niimoodi. Et see oligi nagu meiepoolne seisukohavõtt seal biennaalil, kuna sellel aastal biennaali peateemaks olid nagu sellised statementid ja manifestid. Meid on kõige rohkem nagu huvitanud see, et kuidas seda, ütleme sellist nagu väljendusvõimekust, mida võimaldab installatsioon ja kunst, et kuidas me seda sama, ütleme siis otsekohesest ja väljendusrikkust saaksime nagu rakendada arhitektuuris, kus ju tegelikult kõik need ehitusmahud, rahasummad on nagu oluliselt suuremad. Hästi õnnelikud olnud ka selles osas, et meil on olnud väga huvitavaid tellijaid. Üks võib-olla töö, kus selline arhitektuuri poole, installatsiooni poole on nagu rohkem ühendatud, on tegelikult Põhuteater, kus tellija oli teater No99, mille pilt on ka meil siin säilinud, sellepärast, et see reaalne maja oli tegelikult mõeldud ainult pooleks aastaks ajutise ehitisena. Ja see on nagu selles mõttes oluline objekt, et seal tõesti oli nagu tellija osakaal ja tähtsus oli nagu väga suur, et see koostöö oli nagu et ma arvan, et sellest nagu võiks sama võrdselt rääkida nii nagu, et arhitektuurselt nagu meie objekt, aga teistpidi ka No99 objektist nagu seda ei saanud nagu eraldada sellest sisust, või ta oli nii selle sisuga, mis seal sees toimus nagu seotud, et selles mõttes on nagu väga hea näide sellisest hübriidist või sellisest koostööprojektist. Ja võib-olla nagu kolmas installatsioon, mida võiks välja tuua, on maailmas kõige rohkem kajastust saanud ja see on siis Fast Track, mida me tegime Venemaale 200 kilomeetrit Moskvast välja sõites põllu peale. Mitte
põllu peal, selles mõttes, et selle meie jaoks selle töö suur eesmärk oli see, et me tegelikult tegime ta metsasihile ja meie sõnum oli see, et infrastruktuuri objektid on hästi ignorantsed, et nad ei arvesta tegelikult nagu ümbrusega, et tee on ikkagi nagu lähtub enne kõike nagu ainult nagu reeglitest, normidest, standarditest, et seal puudub see loominguline pool ja me üritasime nagu teha sellise tee metsa vahele, mis siis tõesti reaalselt nagu lähtub ümbrusest, annab hoopis teistsuguse emotsionaalse laengu selle tee kasutajale ja pigem oli see meie poolt selline nagu läbi sellise aktiivse kasutuse siuke nagu kriitika selle aadressi, et tegelikult võiks kogu infrastruktuuri, mis on väga suur osa nagu kogu asjast, mis üldse maailmas ehitatakse, selle peale üle vaadata, et mida kasulikku nendega veel nagu teha võiks. Kuidas te sinna sattusite? Sattusime me sinna niimoodi, et ma arvan, et ega see gaasitoru projekt tekitas ka Venemaal teatavat nagu tähelepanu ikkagi. Ja. Et ma arvan, et sellepärast ilmselt kutsuti. Selles mõttes see oligi hästi huvitav projekt, et me maailma kajastuse järgi, et ta oli nii Saatchi galerii kodulehe peale, samas ta oli BMW ajakirjas, samas ta oli Hiina meeste ajakirjas Oh my God rubriigis. Tuli tõesti nagu kõvasti päringuid ja mingid alates laadast kuni nagu mingi Austraalia muuseumini, kes tahtsid sellega midagi teha. Järgmised projektid, mis olid installatiivsed laadi, olidki Face to Face, mis olid siis Balti börsijoonest ja võib-olla järgmine huvitav asi, mida me tegema hakkame, on Pariisi jõe äärde ühte installatsiooni, mis tuleb siis jõulude ajal läheb hästi, sest elu näitab, et see on keeruline kõik alati. Aga selliseid põnevaid asju on kogu aeg, et me teeme neid installatsiooni suures skaalas ikkagi nagu vähe, aga kõik, mis on suhteliselt mastaapsed. Ja me üritame neid alati nagu siduda arhitektuuriga, et see oleks ikkagi nagu, et ta ei oleks puhtalt selline, ütleme, vaatlemisobjekt, aga see oleks ikkagi, see meie enda panus nagu arhitektid oleks ilmselgelt märgata. Ja loomulikult me teeme seda tavaliselt koos Neeme Külmaga, kes on nagu Eesti üks parimaid installatsioonikunstnikke, tema teadmised nagu on ka väga olulised selle juures, et see asi nagu lõpuks nagu toimiks, oleks nagu veenev ka. Huvitav seosed selle installatsioonimaailma ja arhitektuurimaailma vahel, võib-olla kõige selgem näide sellest on tegelikult Balti Meedia filmikool, et kus tegelikult me lähtusime natuke sarnasest situatsioonist, mida kohati teeb selline osaluskunst, et kes nagu natukene loob mingisuguse koha ja ootab, et rahvas hakkas seda kasutama. Natuke sama, mida tegi Põhuteater tegelikult Skoone Bastioniga. Ja me lihtsalt tegime seda asja natuke suuremas mastaabis, et Balti Meedia filmikool on nagu ühtpidi hästi tehniline maja, teistpidi see tehniline maja ei vajanud väga palju kontakte nagu välisruumiga, et pigem just vastupidi, et ta on hästi akustiline, siuke osa oli seal väga, pigem pani siukse piiri peale, et ta ei tahtnud olla nagu välisõhuga väga seotud. Ja siis me avastasime, et seda maja tegelikult saab ju vormida ükskõik mis kujuliseks selle tõttu. Ja me tegime sellest üks suure lava ja just selle eeldusega, et läbi selle, et meil tekib sinna üks maja, mis sama hästi võiks olla ka lava, et äkki hakkab juhtuma midagi selle keskse hoovialaga, kus enne kõike seda oli nagu parkla lihtsalt. Ja nüüd siis nagu tagantjärele öeldes, et tundub, et see mõnes mõttes toimib, sest kõik need suured üritused, kaasarvatud mingisugused popkontserdid on hakanud seal nagu toimuma, soov on leidnud kasutust ja nüüd tundub, et lähiajal viiaksegi kõik parkimine kogu hoovialalt välja, mis tähendab, et mõnes mõttes see maja, mis ühtepidi täidab nagu oma seda funktsiooni, mis ta peab täitma, on täpselt nii suur, nagu ta pidi olema, aga tänu sellele, et ta on oma kujult ära tunta kogu lava, et siis see hakkab mõjutama siis kogu selle kampuse terviklikku toimimist. Mingil hetkel tuli Pariisis ja jõekaldal, aga ka Tallinnas ja merekaldal plaanite ka midagi teha? Jah, meil ongi praegu väga huvitav seis büroos, et kus meil on 2 sadamaehitist töös
Üks on väga suureskaalaline projekt ja see on Loodemuulil Tallinnas, Tallinna Sadamas kruiisiterminal, mis ehitatakse siis 2 kruiisikai vahele, toimiv terminalihoone, aga selles osas on jälle väga huvitav tellimus ja väga hea tellija Tallinna Sadama näol, et nende plaan on tegelikult avada kogu see Loodemuul linnarahvale ja tekitada selline pargilaadne struktuur sinna, mis on kogu Loodemuuli ulatuses, et tegelikult varsti saavad kõik Tallinna ja kõik teised et see ei ole nagu külalised suletud sadama territoorium, vaid see oligi selle meie algse idee nagu, mis me välja pakkusime, oli just see, et kui juba tehakse kruiisiterminal ja see Loodemuul on kitsas ja ruumi pole ja seal on väga palju parkimisplatsi, mida on reaalselt vaja ka, sest autod peavad kuidagi laeva peale saama. Ja seda sellist laia sellist vaba ala ei teki, ja siis me pakkusimegi välja, et tegelikult see terminal peab ühendama need kaid, aga see avalik pargiruum võib olla nagu siis selle terminali katusel, terminal on madal hoone ja sealt võib tekkida veel sellised lisaühendusi siis nagu avalikust ruumist sinna terminali sisse ja läbi selle siis see terminal muutuks ka aastaringse kasutatavaks, sest kruiisilaevad meil talvel ei käi, et siis vastaks üks ühele sellise kontsertsaali või ürituste korraldamiskoha nõuetele. Ja selles mõttes ongi hästi huvitav projekt, et ühelt poolt seal on ju selline turvatsoon, teise peal on ohutustsoon, et ja see ei tähenda kõik seda, et selle ala peaks sulgema. Teine, samasse kategooriasse kuuluv asi on Tartu Lodjakoda, mis nüüd mitme aasta läks uuesti töösse, oluliselt vähendatud mahus. Aga mis on selles ka nagu põnev, et on selline jõesadam ja samas mille põhifunktsioon on tegelikult olla töökoda, kus et 2 sellist nagu väga keerulist spetsiifikat on nagu koos. Üks suur ja väga keeruline töö, mis meil praegu projekteerimises on Pirita Topi kõrval olev mastaapne elamurajoon. Ja lisaks üldse, kui me ei ole kunagi nagu ennast defineerinud, või olen pigem defineerinud ennast nagu ühiskondlike hoonete kaudu, sest tegelikult meil praegu on valmimas kortermajad, valmimas ja projekteerimises siis üheaegselt Tallinna Keskstaadioni kõrval ja Kalevi staadioni kõrval. Te teete kortermaju ka? Ja me teeme kortermaju ka, aga jälle ikkagi piiratud koguses, et tegelikult selles mõttes see põhifookus on ikkagi ühiskondlikel hoonel. Ja siis samamoodi Tartus üks kortermaja on valmis, suur elamukvartal Riiamäel läks just ehitusse ja edasi projekteerimised. Et me teeme, sest see on nagu nii teistsugune formaat ja tegelikult meid huvitab jälle see, et ühiskondliku hoonega on mõlemast nagu lihtne, et ühiskondlik hoone alati võtab nagu mingi seisukohaga ümbrusosas, seda nagu eeldatakse. Aga kortermaja kui selline, ta on hästi selline individualistlik objekt, et tegelikult ta koosneb väga väikestest üksustest, kes kõik tahavad segamatult toimida ja sellist nagu ühist seisukohta selle avaliku ruumi osas sealt väga, väga lihtsalt ei teki, aga meid just nagu huvitab, et kui palju seda on võimalik nagu ka tekitada kortermajal nii, et see ei kahjustaks kortermaja enda sisemist loogikat, aga samas annaks siis juurde midagi ka ümbritsevale keskkonnale ja läbi sellega inimestele, kes seal elavad, et sellel oleks nagu mingi väga siis kohaspetsiifiline eripära ja et meid huvitab see teema. Üks suur grupp hooneid, mida me oleme väga palju oma töös teinud, on koolihooned. Et hetkel on töös Rapla riigigümnaasium ja läheb kohe ehitusse ja võib-olla tasuks nagu eelnevatest objektidest esile tõsta just Viljandi riigigümnaasium, mis oli tegelikult esimene riigigümnaasium, mis oli uus ehitis. Et selles mõttes see oli nagu selline tore katsetuse aeg ja Maaülikooli võimla on koolihoonena
et selles mõttes meil on väga palju just nagu koolihooned olnud. Ma tean, et mõned majad on Tallinnas ka sellised, mida ma loodan, et teatakse, et see on Salto arhitektide maja, aga kui ei teata, siis näiteks Paldiski maanteel G4S on piisavalt eripärase välisilmega, et tema vooder on kuidagi niisugune õhuline sattunud. See on alati tekitanud vastakaid arvamusi, et õnneks on inimesi, kellele see meeldib. Õnneks nende hulgas on ka kasutajad ja on inimesi, kes arvavad, et see on nagu et üks jubedamaid asju, mis üldse linnas on. Teistpidi see maja on väga selline ratsionaalne maja, et antud planeeringusse ütleme mis andis teha kõige kompaktsem selline kuju ja kuna see on suhteliselt selline selle asutuse formaat ei ole selline väga nagu seal on väga palju suletud ruume ka, et siis tegelikult kogu see fassaadi kontseptsioon tuleb natuke sellest, et ta on kaugelt vaates väga läbinähtav, aga mida nagu lähemale minna, et seda nagu seda raskem on midagi nagu näha, sest tänu sellele välispoodri asetusele seal ümber. Kas on midagi, mis ühendab teie töid? Ühtepidi nagu tahaks loota, et ei ole, et me ei ole nagu need Arraku juuksed, et aga nagu visuaalselt ma tahaks loota, et ei ole, aga ütleme, kui nagu edasi nagu rohkem nagu süveneda, siis mul on nagu ma ise nagu tahaks loota, et seal ikkagi on nagu mingi hästi teatav selline totaalsus, et mis üritab läbi selle majaga lahendada ära nagu mingeid suuremaid küsimusi kui see, et kus asub trepikoda ja kus on WC-d. Jah, mida me ikkagi alati püüame teha, ongi ühendada kuidagi see maastik või linnakeskkond, kuhu see on pandud selle hoone sisemise funktsionaalsusega ja läbi selle hoone tegelikult seda ümbrust aktiveerida, nagu võib-olla mõnes mõttes isegi võimendada selliseid positiivseid külgi, et see on alati see, kuhu me tahame oma töödega jõuda. Selleks soovin teile jõuda, et te jõuaksite sinna. Ja mis puudutab veel nagu Saltot tervikuna, siis väga paljuski, meie oleme siin praegu need kaanepoisid ja kaanetrukud siin, kes räägivad juttu, on tegelikult Salto puhul on väga tähtis on nagu see isikkoosseis, kes siin on lisaks meile, et me oleme üritanud hoida seda nii, et see koosseis oleks selline, et need inimesed, kes on Saltos, nad on kahtlemata milleski oluliselt paremad, kui meie oleme. Et see nagu, et ma arvan, et see on nagu see, mis tegelikult lõpuks annab ka sellele büroole nagu näo, et see ei ole nagu, need ei ole nagu meie kahekesi, kes siin kõik nagu asjad ära teevad. Nagu ka 2 eelnevat saate hooaega on ka sellel hooajal saate küsimus, millele te saate vastata. Ja selle saate küsimuse esitab Maarja. 2008 Veneetsia Biennaal. Millise 2 paviljoni vahel kulges Salto arhitektide installatsioon gaasitoru? Kellel see vastus teada, palun saatke 1,5 nädala jooksul meie meiliaadressile majadajas@tallinnatv.eu. Ja selle kõigega on meie selle hooaja esimene saade läbi ja kohtume 2 nädala pärast.